ketid põrandaküttele, põrandalaua, linoleum, PVC põrandad, vaibad, kunstmuru ehk siis kõik põrandakatted, mida eales loeb. Põrandakeskus, põrandad, mis kestavad. Tallinnas, Järve 2. Vaata ka põrandakeskus.ee. Palun vastake, Kaja Kallas, kas te teate, kes või mis on kõbus ja lõbus? Lugege minu kuulte. Ma isegi ei tea, kes või mis on Pille Pürg. Pille Pürgi autobiograafiline etendus Kõbus ja lõbus. Kaasa teeb Toomas Uke. 10. novembril Rävala 800. 11. novembril Kiisa rahvamaja. 12. novembril Nõmme kultuurikeskus. 17. novembril Kuusalu rahvamaja. 18. novembril Turba kultuurimaja. 22. novembril Tapa kultuurikodu. 23. novembril Haljala rahvamaja. 24. novembril Viimsi huvikeskus. Kingitused meeldivad kõigile. See on mõnus üllatusmoment. Tunne, et keegi on sinu peale mõelnud ja peab sinust lugu. Kingi oma koostööpartneritele see tunne. Anna märku oma töötajatele, et nad on tähtsad. Kingime koos Logotrade. Vaata logo.ee. Kohila käsipesula tähistab 10. tegutsemisaastat. Selle suure juubeli puhul avas Kohila käsipesula uue 24 tundi avatud kaasaegse tehnoloogiaga iseteenindusliku selvepesula. Tule pese enda auto puhtaks Kohila ristis, Harakapesamajas. Rohkem infot Facebookist Kohila käsipesula. Aknad ikka aknatsentrumist. Aknatsentrум.ee. Kaiu Ecotehnicaris on suur rehvide kampaania. Ostes kauplusel aast talverehvid on rehvivahetus tasuta. Peale rehvivahetust saad oma suverehvid hoiustada rehvihotellis tasuta. Tule Kaiu Ecotehnicarisse, Kosel hariduse 2C ja püsid kindlalt teel talvistes oludes. Kui kõht on tühi ja hing igatseb millegi maitsva järele. Kiili pitsa värsked pitsad ootavad sind Kiilis ja Luige keskuses. Iga päev päevapakkumised. Kohtume Kiili pitsas. Ehitame, renoveerime ja vastutame. Ermiko Haldus on kindel partner igal ajal. Telli kõik ehitus- ja renoveerimistööd oma ala proffidelt. Teenindame nii eraisikuid, ettevõtteid kui ka korteriühistuid. Ermiko Haldus, ka kõige pisemad remonditööd saavad tehtud. Vaata ermikohaldus.com. Puudunud, vätas väljas, kordub sõnni, kutsud puutehnik. Abivägi rasutab appi kogu Harjumaal. Puutehniku OÜ tegeleb puude langetamise, hoolduse, sidumise ja hindamisega. Lisainfo saamiseks kirjuta info@puutehnik.ee või vaata Facebookist Puutehnik OÜ. Mahlane ja maitsetest pakatav puuviljakorv sinu ettevõtte lauale. Poputa oma kolleege ja koostööpartnereid imeliste maitsete ja tervislikkusest plahvatavate puuviljakorvidega. Valmistu ka jõuludeks varakult ning telli puuviljakorvid koostööpartneritele Fruitixpress kodulehelt. Tutvu valikuga fruitixpress.ee. Xpress kirjuta X-iga. Täna mööbliaida kauplustes suur allahindlus. Kogu kaup –25%. Külasta mööbliaida kauplusi Tartus, Sauel või Rakveres. Hea hind, intressita järelmaks ja kaup kiirelt kätte. www.mobliaid.ee. Kes on? Kasari Springwater, toome teile vett. Telli Kasari vesi endale koju või kontorisse Tallinnas, Pärnus, Raplas ja Haapsalus. 18,9 liitrine pudel hinnaga vaid 7,50 ning tasuta tarnega. Helista numbril 5308 2228 või kirjuta info@kasari.ru. Puhas allikavesi otse maapõuest. Aga ma olen räigelt veendunud, et enesetapp sõltub mitte nii palju vabariigi valitsusest või ma ei tea, poliitikast. See sõltub kliimast, see sõltub sellest, et elame millised soode taevas sajab jama.
repressiivne, et jumal tänatud enamus Eesti rahvast 5. köitini ei jõua, sest see oleks kindel depressiooni. Ohoh, vaata mind. Jah, aga sa ei ole enamus Eesti rahvast. Ka mina olen 5. köitini jõudnud ja selle mitte eriti küll tähelepanelikult. Praegu on just noorte probleem, et noortele seda arv suurem. No kahjuks jah, sellepärast, et noored on elus ikkagi viletsalt ette valmistatud ja sellepärast elu seabki neile ette igasuguseid situatsioone ja olukordi, mis tunduvad neile täiesti välja pääsmatuna ja täieliku lõpuna. Ja siin on ikkagi süü natsa vanema põlvkonna kaelas, sellepärast, et rohkem peab... Nad ei ole eeskujuks. No, nagu öeldakse ära, tee minu tegude järgi, tee minu sõnade järgi, aga inimene, kes on siin ilmas 70 aastat elanud, ta on näinud igasuguseid konflikti, olukordi, situatsiooni, pahandusi, ta teab, et kõigest on olemas teatud mingisugust väljapääsud, kõik asjad leiavad mingi lahenduse, aga sellest tuleb lastele rääkida, et see, kui sind koolis puna peaks semati, ei tähenda veel elu lõppu. Nii et õpeta, kuidas nende olukordadega teist inimest hakkama saada, nii nagu sa ise oled hakkama saanud ja mitukümmend aastat siin maamunal elanud, isegi mitu riigipööret üle elanud ja polnud ükski nendest maailmale. Ei olnud need riigipöörded, need olid kaunis pehmed, ega see, et nüüd põhimõtteliselt võib neid ju võrrelda koalitsiooni ja opositsiooni kismad. Ja seda küll, sest õnneks on läinud, et ei ole meil olnud veriseid revolutsioone, kus giljotiinid oleksid keset linnaväljakut seisnud, aga siiski olid metsavennad ja NKVD-lased, eks ole, olid massiküüditamised ja mida iganes kõike. No see oli suure sõja inerts. No süüdi on mitte niivõrd seda, kui Nõukogude võim, ütleme, eks ole, et seda oli üks selle Nõukogude võimu elu tegevuse vorme, aga üks Eesti rahvas on kannatada saanud küll. Seejuures ega suur vene rahvas ka mitte vähem ei kannatanud. Venelastega täideti ju Siber ära. Loomulikult, ja palju... Belamor-kanal. Jah, Belamor-kanal täideti ära, jah, täpselt nii oligi, jah. Need pandid tule siia maanikat välja. Ja see elu on meelnud laineliselt. Ja seda küll, nii et polnud see Eesti rahva ajalugu sugugi mitte lõbusam kui piibli lugudes kirjutatud rahvaste kohta. Ja Vana Testament. Ja kusjuures Vana Testament, eks ole, selle nimetus on mitte vana ajalugu, vaid just nimelt Vana Testament, aga testament, see on ju käsk, mis on antud järeltulevatele põlvedele. Testament. Tahad öelda, et see on sõnast testis? Mingil määral on seotud, jah, mingil määral on seotud, sellepärast, et see ongi järjepidevus, see on ühed põlvkonnalt teisele edasi andmine. Testament on ju minu viimne soov, eks ole, mis ma annan edasi oma järeltulijatele. Et vanem poeg saab veski, keskmine poeg saab eesli ja kolmas poeg otse loomulikult saab ostega kassi. Saabki kõik õnnelikuks. Eks ta mõneti ole jah, nagu Hammurabi seadused, mille koostamise ajaks Hammurabi sees surnud oli juba. No, kuule, võib ju nimetada, et nime võib seadustele või moraali või eetikareeglitele võib ükskõik mis nime panna, eks ole, kas või kommunismi ehitaja moraalne koodeks, aga moraalne seadus, Hammurabi seadused, kommunismi ehitaja moraalne koodeks või Kristuse 10 käsku ega sorteerime. Ei. Ja, nii et ikkagi reeglid on samad, ära tee ligimesele liiga, eks ole. Ei, sul on üks juht. Ja ära tee endale ebajumalat, jah. Just, jah. Sellest kõik algab. No niimoodi oli ka Saksamaal. Ein Führer! Mitte ainult nii oli igal pool, jah. Absoluutselt igal pool. Opositsiooni olla ei tohi, teeme demokraatlikult. Ja aga demokraatia tähendab või seda, et Hein Reich, Hein Führer... Opositsiooni ei ole. Ja, Hein Reich, Hein Führer, sul on üks juht, eks ole, ja kirikus ka öeldakse, sul on üks juht ja õpetaja, eks ole, aga tuleb keegi teine, võtab maha ja kiriku kantslist korratakse täpselt sama. Üks juht, üks õpetaja. Hein Reich, Hein Führer, ükskõik, mis tema nimi ka ei oleks. No see on nii, eks nad rääkisid ju kõik, Mooses, Jeesus,
Muhamed aramea keeles ja aramea keeles Jumal on Allah. Ega tegelikult vahet ei ole seal monoteism, eks ole, olgu see maa ülepaine kord, olgu see elektronide liikumine koos neutronite ja neutriinodega või olgu see sinu ideede kogume, see ongi Hainu Jumal. No me võime ju kiskuma hakata siin, et mina ütlen, et mul on Jumal, sina ütled, et mul on Gospod Boh. Seda küll, aga nagu ütleb minu naine, kes on ilus, tark ja osav, ütleb, et Jumal on üks ja ainuke, aga teenuse pakkujaid on mitu. Ja Jehova managementid või Allahi managementid, neid on kohe hulgi. Ja Bereset bara Elohim Hashamaim Vahares, nagu on öeldud Toora esimeses salmis, mis heebra keelest eesti keelde tõlgituna, kõike peab tõlkima, keeleseadus tähendab ja nii ta lahutas maa taevast. No vaata siin keeleseadusega täna ma lugesin kuskil pealkirja, et see vene keele kasutamine langeb ja eile langesin mina toredate ilusate vene lüüjannade ohvriks, kes ei olnud vist saalis võib-olla liikudes eesti keelt olid natuke kuulnud. Aga ilusa selge välja rääkimisega ja mul niimoodi arhailisest ajast ikka see pagadi zajets vene keel ka käes ja kummaline. Vene keel oleks nagu põlu all, nagu keelatud, aga samas me võime ju nii-öelda kuuendiku planeedist vanduda maa põhja, lasta selles suunas kärtsu. Ega ta ära ei kao. Ei, ta ära ei kao mitte kuskil, ta on ja jääb, kuigi eestlaste noorem põlvkond elab sellises legendis, läheb kuskil 100 aastakest veel ja nad känguvad, surevad välja ja saab neist sama nagu kunagi see Džingis Khani Mongoli riigist, eks ole, et mingisugune väike Moskoovia. Seda ma ei usu, ta on ikka suur ja lai riik, nii et ta jääb, aga... No kõik loeb publicity'st. Ei no publicity on see, mis selleks seatud ametiinimesed meile lugemiseks kirjutavad. See ongi publicity. Täpselt nii kutsutud ja seatud. Ja kantslist kuulutatakse sulle nii suur tõde, et tead, kui see sul pähe kinni jääb, siis nii suure peaga sa enam kiriku uksest välja ei mahu. Jaa, aga isegi kui sa kirikus ei käi, siis see, kuidas me kuulame meedia tarka õpetust ilma teada kaasaratud, see näebki välja nagu jumalateenistus Luteri kirikus, et hea kogudus, nüüd võtame laululehed salmid number 37 ja laulame seda kõik koos. Ja laulmine on tegevus, mille ajal inimene ei ole võimeline mõtlema. Va täpselt nii ongi, ja nii, et selleks... Nii, et kui saalis kirikuruumides tekib saagi, keegi paneb juba käed kuklale, keegi tahab kellelegi midagi öelda, siis nüüd laulame. Ja kui mõelda Bachi muusika peale, selleks, et kõik ärkaksid. Ja on, Karl Orff on vinge. Äratab peaaegu et surdud ülesse. Huvitav, ja mis pärast ei ole proovitud Karl Orffi mängida näiteks sügavas insuldikoomas inimestele. Äkki tõusud ülesse. Aga ühislaulmine ja see on võimas värk ja selleks ongi riikidel hümnid, eks ole, et seda laulame kõik koos, suud pärane lahti, üldiselt riikide kodanikud, nad teavad oma hümne, välja arvatud Eesti rahvas ja kui on mingid suured rahva kogunemised, isegi poliitilised kogunemised, isegi partei liikmed kogunevad mingile kongressile kokku, laudakse hümni ja ekraanile näidatakse hümni sõnu, et inimesed oskaksid sünkroonselt suud liigutada. Selle meie hümniga on niimoodi, et kuidagi ta loob meeleolu, millele ma ei oska nimetada. Ta ei pane igatahes uhkust tundma oma riigi üle. Ta ei innusta sinna pea küll mu lapsepõlves innustati uutele võitudele, kurat teab millele.
Vaata, asi on selles, et enamus riikide hümne, nad on majoorsed ja algavad kertsiga või kvardiga ülespoole. See on optimistlik, positiivne. Ja, aga seda küll. Põhiseaduse preambul. See on küll, jaa. Aga Eesti hümn algab kvardiga alla. See on depressiivne, see on nukker, see on kurb. See hümn nagu ei kutsu üles, et nüüd hangud vigati, teate mäed, läheme üles mäe otsa ja teeme midagi. Ei, ta on depressiivne. No eriti depressiivne on ta mu meelest soome keeles. Vaat just sellepärast, et ta ongi tegelikult soomlaste ideoloogiline versioon, sellepärast, et Eesti hümni autor on ju Patsas. No ei ole midagi parata, pole teist võtta. Soomlane, jah, soomlane. Kuigi meil on palju ilusaid, väärikaid lugusid, meil on palju võimsaid muusikuid. No nemad on varisenud vanalasse. Ei, see küll, aga Triinu vennad soomlased on meid väga palju aidanud, sellepärast, et no isegi veel nõukavõimu ajal, eks ole, nõukavõimu lõpus tublil Eesti perekonnal pidi olema üks kodustatud soomlane, nii et selle käest saadi siis laste riideid, korralikku kohvi, igast muud värki ja siis hakkasid tulema igasugu taaskasutatud asjad. Need riided olidki taaskasutatud, siis hakati Soomest vedama. Me näeme välja nagu taaskasutatav soomlane. Ta on igatahes taaskasutatud soomlase asju, me kandsime, sõime, nendega sõitsime ringi, kasutatud autosid, ära peetud autosid, neid toodi Soomest Eestisse, Eestist muidugi saadeti vastu ära peetud Eesti naised sinna soomlastele mehele, nii et siuke kaubavahetus käis, nii et hästi proovitud ja kasutatud soomlaste asi, see on ju kontrollitud, see on hea asi, ta on kvaliteetne, miks mitte. Ja vaata, vihje seostele soomlastega on ju isegi Eesti hümnis, sest seal on üks sõna, mille tähendust naljalt keegi ei teagi. Üks ainuke sõna, mis on soome keeles. Mis sõnad on? Tään. Tään. Ja originaaltekstis on. Aga nüüd ütleks ikka see on mitte tään. Ja seda küll, aga ta ei ole mitte tääd, soome keeles on täällä. Täässä ja täällä. Aga hänellä on täällä ja tässä. Niimoodi tema on. Nii ta on, aga ei, aga hümn, see on meile antud tunnetamiseks, nagu ütles klassik. Ja meil on kes seda tarbida ja... Ei, no meil on noorema rahvus ikkagi ka seesmine nagu... Ma ei tahaks öelda, et hargimast, ta on nagu seesmine distsipliin, ütleb, et seda hümni sa oled selle koolis õppinud, sa seda tead ja seal alasel, see ongi sinu hümn, sellepärast, et ühel korralikul riigil on riigi tunnused ja riigi tunnused... Regaalid, jaa. Need ongi siis piir, vappe, hümn ja president. Vot niimoodi. Vabandust, jaa, lipp ka, eks ole. Nii et meil on lipp, mis oli siis kunagi tudengite korporatsiooni lipp. Meil on hümn, mis oli soomlaste hümn. Meil on president, et õnneks vahetuvalt kord üks kord teine kord kolmas riigi piiri meil kahjuks praegu ei ole, on ajutine kontrolljoon, eks ole, aga hea seegi. Meil on isegi vapp, mis kuni aastani 1918 oli Eestimaa rüütelkonna vapp, kollasel kilbil 3 sinist lõvi. Seega siis ka mitte just väga rustikaalne. Ei, rustikaalne kindlasti mitte, aga ta on teise juriidilise isiku oma ja räigelt kaaperdatud. Aga johe Eestimaa rüütelkond, see kaotati ära, aga ilus vapp ju ja võeti kasutusse, miks mitte. Nüüd on see Eesti vapp. Aga samas no maailmas ju kõik muutub, eks ole. No mis asi on Eestimaa? Oli kunagi Rävala, eks ole, kunagi Vene impeeriumi koostises oli Eestimaa kubermang, oli Liivimaa kubermang. Sina oled ju selles mõttes liivlane. Mina olen sündinud liivlane ja sellepärast, et Eesti see sai otsa-natsa allpool Maidet, eks ole, ja kogu lugu. Nii et Tartu omad need peaks Tartu rahvale varba tule lugema, mis mitte muud pärast ei ole. Aga eks neid piirid tõmmatakse nii, et need
no eks niimoodi ja nad laulavad segaste tunnetega. Nende jaoks on nendel sõnadel ja viisil hoopis teistsugune tähendus. Ja ka erinevatel aegadel oli väga erinevaid eestlasi, kes elasid eemal, oli neid, kes veel enne 40-ndat ja ka 40-ndat, kes põgenesid Eestist, eks ole, et nemad laulsid hümni siis pisalt silmale, eks ole, meenutades noorpõlve, kadunud aegu ja mida iganes kõike. Need eestlased, kes on majanduspõgenikud praegu, kes on läinud Soome ehitajaks või kuskile veel mujale, eks ole, või ostnud majad Rõgatsi Portugalis, eks ole, ela seal või Tenerifel. No ma ei tea, mis tunnetega nemad Eesti hümni laulavad. Koha peab olema, et atmosfäär tajuma, ma ütlen, et see atmosfäär on hoopis ja see on küll väga huvitav, et see eestlane, kes on Eestimaa tolmuvõit õieti turba oma jalgel räputanud ja elab Tenerifel, no siis ta peaks mingitel päevadel hübisema kodus vaikselt Eesti hümni ja teinekord siis avalikult külaväljakul röökima Hispaania hümni. Sellepärast, et kui ta läheb turuväljakule mingi rahvuspüha ajal, eks ole, kõik laulda Hispaania hümni, see peaks vaikne teksti ka saada. Olen seda korra kuulnud kindlasti. Just sellisel üritusel, nagu sa kirjeldad, aga tont tema. Tead, mul ka ei ole sõna meeles, aga ma tean, et kui koos hispaanlasel kuskil tegi Hispaania vaimutab suud, kui nemad laulavad Hispaania hümni, siis pärast hümni kõik rõõmsalt koos karjuvad Viva Hispaania, Viva el Rey. Jah, elagu Hispaania nagu elagu Eesti, üks küll jah, elagu Eesti, aga see on mitte siis, kui hümni laudakse, vaid see on enne hümni veel, kui teisma paneb, kuidas programm kokku pandud, kui tehtakse pidulikku kõnet, eks ole, taosi esimest puhul ja ükskõik, mis seal talvi pealt ette loetakse, aga lõppu tuleb ikka öeldakse nagu Eesti. No ja rahvas ütleb vastu elagu, mitte kogu rahvas, vaid kuskil umbes küll nii elagu. No see on aus vähemalt. Ülejäänud millegipärast löövad silmad maha, ma ei tea. Ei, no meil tuleb meelde, et nad ei ole midagi Eesti saaks teinud. Isegi maksudega üritavad võtta. Kui kui sa oled patrioot, siis kõige vähem, mis sa saad oma riigi heaks teha, maksa, kurat, maksud ära. No jaa, aga see jälle siin lõhnab suitsiidsuse järel. Ja Eesti eest kas või välja tuleb. Ma ei tea. Väga hea. Ei, ma arvan siiski Eesti hüvanguks pead sa kõigepealt elus olema, sa pead elama. Teiseks, sa pead elama hästi ja rõõmsalt, sa pead ära kindlustama